täna Richard Toom, vaatleja ja inspektor Eduard Ryžov, kohal ka kohtunike, saalijalgpalli kohtunike osakonna juhataja Ainar Kuusk. Räägime juba mängu jooksul. Šakov, kes on palliga ja saadab pikka palli Nikolai Pulkineni suunas ja Nikolai võtab omaks, suudab omaks võtta ja kalamees ja siin on Tom Kamarov, Iljaš Migelski 29, Kirill Vinogradov 37 ja veel üks löök bunkeril näiteks eile Boris Podubne, Trevor Elhi mänginud ja Artur Bystrov ja Bruno rahulikult ja veel üks löök. Siin jah, võistkonnad, vaatame Stas Bystrov lööb ja Mark Boskin terjub Bruno ja võtab hoogu, Arturi ei õnnestunud ja juba vasturünnak siin kolme vastu ja Andrei Kidanov jalgade vahelt ja Mark Boskin ei näinudki, et värav tuli. Tahtis kiiresti palli mängu panna, aga Nemen Emlaid seal seisis joone peal, täpselt joone peal ja nägi, et pall ületas värava joont ja ei olnud vaja KVS-i. Olgu mainitud, et finaalneliku mängudes võib kasutada VS-i ja eelsetes mängudes siis Kevedo puhul võib tal lüüa mõlema väravaga ja Nikolai Pulkinen eksib ja oma värav! Vladimir Lonšakov peaga natukene ebainnustunud väravaga, aga mis seal ikka? Narva United kasutab sellist taktikat ja see on alati oht, kui sa kasutad lendavat väravahti ja Nikolai Pulkinen tuli väravast välja ja Vladimir Lonšakov nägi õigemini 39 väravat kokku, ehk siis keskmiselt siin on kuus väravat ja lööb Mark Ivanov ja ühelt poolt ei ole ta pikalt, aga Deniss Vnukov lööb mööda, kokku põrge, viga ei ole. Jälle Bruno vasaku jalaga. See futsali litsents ja UEFA tahab sisse viia ja Deniss Vnukovilt löök Bystrov ja Brunolt löök ja pall Narva Unitedile. Kidanov, Maksim Lipin, 1-1 mitmed aastat mänginud meie top-liigas. Nikolai Pulkinen läheb rünnakusse, kas tuleb ülekaal, 3-2 vastu, päris enam ülekaalu ei ole. Siin ka ülekaalu ei ole, kuna Maksim Lipin jäi julgestama. Läheb napilt mööda pall. Lonšakov Feningust mööda, sööt Kalameele ja Kalamees huvitav, et keegi ei markeerinud ja nüüd Mark Boskin kiiresti Feningule. Ja löök ja Bruno lööb bunkerpartneri teise värava ja Brasiilia passiga mänge saadab Narva Unitedi võrku teise palli, seisund 2-1 tänab Jumalat tõenäoliselt ja vabandasin ka mingi ees. Ja nüüd on ühe Margi lülitada rünnakusse. Praegu eelistas ta sööta. Brunolt veel üks löök jalgade vahel, Artur Bystrov parema jalaga, 7 raha 4 korda tuli karikavõitjaks. Ja karikavõitjadeks jätkame hiljem, kui sobiv hetk, aga praegu Edwin Stjuf, aga küljes sisse löök out ja mängitakse Ivanovi jälle nüüd parema jalaga ja Anton Fenin teeb seisuks 3-1, Kirill Vinogradov natukene magas maha oma mängijad ja nagu me alati ütleme, siin 6 meetri sees peab väga-väga tähelepanelik olema ja markeerima oma mängijad, vaatame kordusest siin Vinogradov Feningu ja siin hetkega kaob Fening, teeb igasugused liigutused ja siin pöörab. Mitro Kalininski eile ta mängis numbriga 20 ja Andrei Kidanov ja kohe tehakse 2-3 ja suurepäraselt mängitud ülekaal. Rõõmustavad siin Narva, muidugi rõõmustavad ja Narva United
Unitedi jaoks tõenäoliselt on hea, et kohe löödi üks tagasi. Ongi mängu sees 3-2. Vaatame kordusest. Jah, Kalininski, ma ütlesin, eile oli 20, täna on 19 löög ja jõuavad Narva Unitedi mängijad tagasi kaitsesse. 3-2 vastu olukord, Katerinil lööb, aga Mark Boskin terjub. 5 mängijaga lendavaks värveks ei ole seekord Lonšakova, Nikolai Pulkinen seal vasakus ääres. Ja tallegi tuleb sööd, leidis Lonšakov. Ei ole värav tühi. Oi, kui hea moment oli Bunkeril, Quevedo ei suutnud realiseerida ja viimane Narva Unitedi viimane rünnak, Katerinilil terav nurk oli. Mark Ivanov palliga. Jah, Nikolai Pulkin 22, Kristjan Kalamees 41, Anton Komarov. No vot, ma mõtlesin, et ikkagi ma ootan, aga siis hakkasin lugema ja magasin maha Bunkeri rünnaku ja Marek Naal kohe teise poole ajal, kus saadab palli Narva Unitedi väravasse, teeb seisuks 4-2. Mängitud teisel poole ajal 2-0-2, kusjuures minu arust oli sama palju mängitud esimesel poole ajal, kui löödi. Jällegi Narva United saadab lendava väravahi. Vladimir Lonšakov väga tihti võtavad võistkonnad näiteks ametlikutes mängudes 3 väravahti, ongi selleks juhuks, kui Quevedo lööb jah parema jalaga mööda. United lendava väravahiga väljas Kidanov. Järjekordne Tirje. Näeme, et Lonšakov läks paremasse äärde ja Bystrov tuli siia ja Kalininski leidis ka söödu koridori. No siin Vitali. Pavel Rubelil ka oli vigastus ja nüüd ta on 1-1 Nikolai Pulkiniga ja teeb seisuks 5-2 Pavel Rubel. Nüüd on 3 väravaline eduseis Bunkeril. Lastakse suitsu ka saali. Täna minu arust nime Kalju Flora mängul, no tegelikult Flora fännid teatavasti 12. minutil igal mängul lasavad seal suitsu ja tuul oli. Siin tuult ei ole, aga suitsu ka enam ei ole. Seal lae all, aga näeme korduses. Ebaküla kaitses ja siin jah, Lev Lužin ja Mark Ivanov Bruno asemel sellise ülemise mängijana. Ikkagi jõuavad Bunkeri mängijad, isegi kui üks mängib pisut valesti, aga Vnukovil parema jala peal palli ja Deniss Vnukov teeb seisuks 6-2, sai ka jala valgeks, näitab suurepärast väljaku nägemust. Jah, nägi väljaku suurepäraselt, et värav oli tühi ja Maksim Lipin, Dmitro Kalininski jälle tagasi väljakul ja lööb Maksim Lipin, aga Kidanovil on võimalus ka lüüa. Vinogradov tõstab kellele? Lonšakovile ja on võimalus Lonšakovil oma poole peal palli omaks võtta. Ja eile ka tegi bloki. Ma ei mäleta, kas eile tegi Komarov või mitte, aga Narva United tegigi ja Kristjan Kalamees oli õigel ajal õiges kohas. Nüüd Lonšakov jällegi hoiab mängu, liigub palliga ja Vinogradov, Bystrov. Aga Trevor Elhi esmakordselt ka väljakul. Praegu hetkel just löök ainult tuleb kasuks, kui ta võidab palli ja saab värava peale lüüa. Kristjan Kalamehele, et tõuse püsti, võib-olla siis läheb ja Anton Fenin liiga kõrgel hetkel ja Maksim Lipin. Selle avanes hästi näinud Dmitro Kalininski. Vitali Katerinin, kes keskel oli täiesti üksi, pall on mängus, noh, ja ikkagi
Maksim Lipin lööb kolmanda värava. Stepan Tšernousov võtab videotoetuse. Küll lastakse suitsu siin saalis. Koduvõistkond lõi värava, aga vaatame, mille peale võetakse. Sööt sinna. Kidanov, Lonšakov. Mängu lõppu. Üritame teha intervjuud. Ja Anton Fenning, kellele sööd tuleb. Ja oi. Seal jah, Narva jooks täiesti ebaõnn. Ja seitsmes värav nende võrgus. 57 sekundit mängida. Kas Narva Unitedi fännid usuvad veel, või ei usu? Samad siin mõned juba sundusid saalist välja. Silla läks mööda. 7 sekundit. Nüüd tõenäoliselt ikkagi võib öelda, et jah, mängu lõpuni ja Vladimir Lonšakov lihtsalt paneb palli. Katerinin lööb peale ja tabab Boris Podubnõi. No muidugi Boris Podubnõi on nii emotsionaalne mängija, tuleb muidugi kiiresti kohe sekkuda. Tallinna Bunker partneri mängija. Ervin, loomulikult siin tavaliselt küsimused, kuidas sa tunned, saame aru, kuidas sa tunned. Kas sa mäletad, mitmes karikavõit sul on? Kui õigesti mäletan, peaks olema 6 isiklikus plaanis. Tegelikult ma rääkisin ülekanne jooksul, et Mark Boskin, see on 6, aga sul on ka 6 siis. Kas sa mäletad, milliste võistkondade koosseisus need tulid karikavõidud? Viimsi SMS raha eest oli ja Rinopali eest oli ja nüüd siis Bunker partner, 3 erineva. Siis sul on päris head kogemused tegelikult. Võitjaks tulla ei ole esmakordne. Millised emotsioonid siis on 6. korda võita? Äge on võita ja äge on mängida siukse publiku eest, nagu me nägime, siis saal oli rahvast täis ja jalgpalluri tunne ja nii on nagu eriti äge võita. Mis juhtus õlaga? Kukkusin, et natuke lükati, kukkusin pahast õla peale ja teine poole ei kannatanud enam mängida. Korraks küsiks ka eelse mängu kohta tegelikult 0-2 peale esimese poole Sillamäega ja teisel poolel hoopis teine võistkond. Et mis juhtus? Kas te rääkisite midagi reetusruumis? No esimese poolel me olime poolel teel alles Narva ja siis lõpuks võtsime ennast kokku, saime aru, et keegi meile niisama tasuta midagi ei anna, et tuleb jalad kõhu alt välja võtta ja õnnestuski kiirelt 2 otsustavat väravat tagasi lüüa ja sealt siis see rong liikuma hakkas. Ja te olite Narvas, ööbisite Narvas, valmistusite finaaliks ka Narvas, et kuidas see protsess välja nägi? Ja täpselt nii, õigesti ütlesid, olime Narvas, tegime koosolekud, ööbisime siin, sõime kõik koos, jalutasime, kõik nii nagu peab. Ja palju õnne siis võidu puhul ja laseme sind autasustamisele. Aitäh! Stepan Tšernousov, Tallinna Bunker партнери пеатренер. Стёп, спрошу, ты как игрок становился победителем Кубка тоже? Да, это было в далеком 2016 году. В составе команды «Космос» 10 лет назад. И теперь второй уже титул, второй кубок как тренера, правильно? Да, абсолютно верно. Второй кубок, кубок как игрок у меня был всего лишь 1. Сейчас как тренер уже 2. Удерживать кубок в своих руках, в руках команды «Бункер Партнер» тяжелее, но мы это сделали. Да, конечно, поздравляем, вы это сделали. И я говорил с Эрвином, у меня тоже такая мысль, какой это у него кубок, как у игрока. Я думал, что у Марка Боскина это шестая возможность, а у Эрвина, оказывается, тоже 6-я возможность. Так что есть еще резерв, скажем так. Спрошу, как команда готовилась к этому
к этому вообще, скажем, двухдневному противостоянию? Команда готовилась именно к финалу 4 кубка. Мы подходили именно... Мы не гарантировали себе выход в финал, у нас была полуфинальная игра, но мы загадывали и смотрели вперед, что у нас, если в финал мы выходим, то все-таки по силе соперников Нарва, я думаю, что должна была 100% побеждать и выходить в финал. Поэтому мы готовились именно в финальную игру с Нарвой. И зная, что Владимир очень хорошо наигрывает игру в 5-4, мы это разбирали, мы это смотрели. Единственное, что в первом тайме мы очень пытались как-то очень быстро это все там сократить отставание в счете, как мы проигрывали. Но в перерыве мы посидели и решили, что тактику надо чуть-чуть замедлить игру. Во-первых, мы выигрывали после первого тайма, и во-вторых, как бы хотелось успокоиться дать. И этот взвинченный темп, который был в первом тайме, мы его успокоили, забили в начале второго тайма, и игру вообще уже успокоилась. Поэтому я считаю, что мои ребята сегодня молодцы, я их очень сильно люблю. Они слушают меня, я слушаю их, поэтому у нас очень хороший симбиоз. Aitäh! Спасибо. Soovin edu! Jah, kiire tõlge, mis Stepan ütles, ma küsisin, kas ta tuli ka mängijana karikavõitjaks. Stepan ütles, et jah, ühe korra ta tuli aastal 2016 mängijana ja nüüd teine kord järjest treenerina. Rasked, kõik võidud tulid raskelt nii mängijana kui peatreenerina. Küsisin, kuidas valmistuti. Ta ütles, et valmistuti teadsid enam-vähem, et Narva peaks võitma poolfinaalis ja teadsid, et Narva United kasutab päris palju lendavat väravahti ja tegid kodutöö ära. Esimesel poolajal oli selline kiire tempo, mida nad üritasid rahustasid ja tegelikult mäng oli nende kontrolli all ja mõnus võit. Ta väga armastab oma mängijad, loomulikult treener armastab oma mängijad ja sellise noodiga siit Narva spordikeskuses lõpetame. Aitäh, et te olite 2 päeva meiega, vaatasite seda futsali. Futsal on ilus, hea, tempokas, energiline, emotsionaalne mäng. Olge futsali lainel, kõike head nägemist!